mina hakkan teile jutustama enda lõputööst, mille teemaks on verbireaktsiooni harjutused erinevates internetirakendustes. Ja miks oli see teema valitud, on see, et minu meelest see on väga oluline mitte ainult õppijale endile, vaid ka riiklikul tasandil. Ja Haridusteaduse ministeeriumi jaoks on ka praegu üheks prioriteediks see, kuidas meie õpilased oskavad seda eesti keelt. Kahjuks vaatamata sellele, et eesti keele oskus on arenenud aastatega, me võime väita ja näha seda, et riigieksamid näitavad, et ei piisa kahjuks sellest, et raskusteta elada ja õppida Eestis. Üheks eesti keele kõige raskemaks osaks on õppijatele grammatika ja just verbireaktsioon. Ning kõigepealt ma hakkasin otsima enda töös vastuseid järgnevatele küsimustele. Töö eesmärgiks oli välja töötada reaktsiooniharjutusi põhikooli õpilaste jaoks. Ning kui harjutused olid välja töötatud, olid ka kaasatud eksperdid, kes andsid hinnangu, kuivõrd sobilikud need harjutused nende arvates õpilastele on. Enne seda, kui ma hakkasin harjutusi ette valmistama, toimus õpikute analüüs ning sealt selgus, milliseid tegusõnu käsitletakse just põhikooli õpilastega. Peale seda ma vaatasin ka töid, mida õpilased kirjutasid ning nägin, kus on kõige rohkem vigu, mis on need tegusõnad, kus nad teevad valesti. Ma nägin, et peamised tegusõnad olid need, kus reaktsioon oli emakeelest erinev ja see on ka põhjuseks. Küsimused on erinevad, õpilased ajavad sassi, tahavad oma emakeeles sellest rääkida, aga see ei ole sobilik. Enda töö jaoks ma valisin 4 keskkonda: Learning Apps, Kahoot, ClassTime ja Plickers. Valik oli tehtud nii sellepärast, et need keskkonnad on lastepärased, huvitavad ja muidugi ka tasuta õpetajale. Harjutused olid tehtud nii, et iga harjutus kinnistaks õpilaste teadmisi selles reaktsiooni valdkonnas. Samuti nad on lastepärased ja arendavad õpilaste digipädevusi. Muidugi õpetaja saab ise valida, millal, kus, kellega, mis ajal ta teeb. Kõik sõltub sellest, mis tasemel on teie õpilased. Ja kõiki harjutusi on võimalik teha ka paberkandjal, juhul näiteks, kui internet on kadunud või keegi lastest ei taha seda tahvelarvutist lahendada. Ja muidugi nad on kättesaadavad kõikidele ja minu töös avatud kasutamiseks.